SEB osaleb haridusjuhtide praktikaprogrammis juba 5. aastat ning koolijuhid on meie majas väga-väga oodatud. 10-nädalane programm valmib pea kogu organisatsiooni koostööl. Nädalad ning päevad on jagatud erinevate valdkondade vahel ning koolijuhid saavad osa pea terve organisatsiooni tööst. Olles kuulnud teiste koolijuhtide vaimustunud lugusid nende kogemusest haridusjuhtide praktikaprogrammis, on mul olnud mõte sellest võimalusest osaleda Kuklas paar aastat, et saada uusi ja värskeid ideid ja kogemusi ning anda kõrvalpilt ka iseendale ja oma senisele tööle. Juba esimesel päeval, kui ma siia SEB peahoonesse sisse astusin, tundsin ma, et mind on siin oodatud. SEB on valmistunud, meie päevakavad olid väga hästi ja sisukalt planeeritud ja kindlasti juba alates esimesest päevast hakkas päris töö pihta. Praktikaprogrammi luues on hästi oluline kaasata koolijuhid teemadesse, mis toetavad nende eesmärke praktikaprogrammi tulles, kuid sellest veel olulisem on kaasata neid tegevustesse, mida nad ei oskaks algselt isegi küsida. Tihtipeale just sealt leiab selle kõige suurema väärtuse. Praktikaprogrammi algus oli tegelikult mulle natukene ka keeruline, sest sisseelamine ja enda koolist lahti laskmine võttis aega. Samas on need 10 nädalat olnud hindamatu eneseavastusretk. On olnud võimalus analüüsida ennast inimese ja juhina, tegeleda enesereflektsiooniga ja olla ise õppija. Nii et lõppkokkuvõttes olen ma väga rahul ja väga õnnelik, et ma selle teekonna ette võtsin. Ja minul huvihariduse valdkonna esindajana esmakordne võimalus selles programmis osaleda läbi nende 5 aasta ja mis seal salata, selleks on ka väga suur ja mõjuv põhjus. Organisatsiooni on ees ootamas mitmed muudatused. Neist suurim on seotud väga suure investeeringuga ehk huvikeskus Kulla saab endale uue hoone ja sinna lisanduvad ka mitu uut funktsiooni. Selge on see, et ees on ootamas muudatused ja neid muudatusi tuleb juhtida mõtestatult ja struktureeritult. Mäletan esimest päeva, kui ma tema kooli külastasin. Maarja oli sellises kerges ärevuses, et mis teda ootab. Rääkisime sellest, et kuidas ja mis juhtuma hakkab. Ja ma arvan, et sellel esimesel päeval, kui ta meie majja tuli, siis ta oli selliselt rõõmsalt uudishimulik. Ja ma arvan, et see ongi võib-olla üks asi, mis Maarjat on hästi iseloomustanud läbi selle praktikaprogrammi ka, et tal on huvi väga paljude teemade vastu. Ta küsib hästi palju küsimusi, ta läheb süviti sisse nendesse teemadesse ja ma näen, kuidas ta taustal kogu aeg mõtleb selle peale, kuidas seda saaks koolis ära kasutada. Praktikaprogrammi tulles olid mul kindlad valdkonnad, mis mind eriti huvitasid, näiteks kõik personali teemadega seotud. Ent samas hoidsin end avatuna ka kõigele sellele, mida SEB veel pakkus ning õppida ja avastada oli palju. Aitäh ütlen enda mentor Margitile, kes tutvustas mulle coachivat juhtimist ja aitäh ütlen enda digimentor Liinale, kes jagas mulle erinevaid digitarkusi küll Excelist, aga tutvustas ka AI-d. Me arutasime hästi palju üks-ühele koosolekute teemat, kuidas seda sisse viia. Me arutasime kultuuri teemasid, juhtimiskultuuri teemasid, et kuivõrd kultuur meil pangas ja koolis on hästi erinev. Me arutasime ka seda, kuidas pidada raskemaid kõnelusi. Rääkisime muudatustest ja nende elluviimisest ja kaasamisest. Et need võib-olla on olnud sellised läbivamad teemad läbi meie kohtumiste. SEB-sse ma tulin ootusega näha ja kogeda, kuidas üks suur organisatsioon seestpoolt toimib, kuidas on üles ehitatud, kuidas on juhitud ja kuidas arendatakse
ühte väga suurt organisatsiooni ja läbi selle siis võtta siit kaasa parimad praktikad. Lisaks tähendab muutuste juhtimine ka seda, et uues hoones tuleb luua uus juhtimisstruktuur ja inimesi tuleb osata rakendada selliselt, et oleks esile toodud nende tugevused, et inimesed oleksid päriselt kaasatud, nad saaksid teha, mis neid motiveerib, nad saaksid teha tööd, mis lähtub nende tugevustest. Ja loomulikult ühes suures organisatsioonis peab olema läbimõeldud sise- ja väliskommunikatsioon ja seda kõike ma siit SEB-st kogesin ja kaasa võtan. Lisaks organisatsiooni arengule loomulikult on ka tähtsal kohal minu kui juhi isiklikud arengusuunad ja selleks pakub SEB suurepärast võimalust nii mentori kui digimentori näol. Meil Ronnega, ma arvan, oli see koostöö hästi hea kohe algusest peale, kui ma teda külastasin tema koolis ja see oli nagu nii põnev kohe algusest peale ja me tegelikult hakkasime ka, mis on, ma arvan, sellise mentorlussuhte jaoks hästi oluline, on olla avatud ja valmis arenema ja see oli kohe minu meelest meil mõlemal esimesest korrast peale. Ronnega on see protsess olnud tõeliselt selles mõttes lihtne, et ta ise tahab areneda, ta tahab ennast analüüsida, ta tahab võtta endale ülesandeid, ta tahab muutuda, otsib küsimusi ja küsimustele vastuseid, nii et minu roll selles koostöös on olnud suhteliselt lihtne ja suhteliselt väike, ainult aeg-ajalt nügida ja aeg-ajalt mõni teistsugune küsimus küsida. Mina osalesin sellel aastal haridusjuhtide programmis digimentorina ja miks ma seda tegin, oli see, et hariduse toetamine Eestis ühel või teisel viisil on minu jaoks hästi oluline. Seoses Kullo huvikooli eesootavate muutustega käsitlesime me peamiselt LinkedIni, lõime talle siis strateegia ning samuti kasutasime ka tehisintellekti, mida siis Ronne saab enda igapäevatöös julgesti kasutusele võtta. Ma pean ütlema, et minu mentee Ronne oli suurepärane, tema õppimisvõime, motivatsioon ka inspireerisid mind, nii et täielik win-win. Ma ei oska öelda, et mul oleks nagu mentori rollis olnud midagi väga üllatavat. Küll aga pigem see üllatuspool tuli sellest, et kui üksi tegelikult on koolijuht oma muredega, et kui vähe on sellist tugimehhanisme, mis aitavad raskete teemadega toime tulla. Et kui me toome siin võrdluseid pangaga, et kui lihtne meil on mingisuguseid asju ellu viia, kuna meil on väga head tugimehhanismid just erinevad, mis äri toetavad, siis koolijuht on praktiliselt selline one-man show, et see teeb asja keeruliseks. Et nüüd saab Ronnel üks etapp läbi, see, kus ta tegeles nende juhtimisteemadega natuke teoreetilisel pinnal ja läbi enda prisma. Mul on ka selle üle hästi hea meel, et me saame oma koostööd jätkata, et me saame vaadata, kuidas see ellurakendamine läheb, sest see on tihtipeale keerulisem ja mõnikord ka lihtsam, kui me arvata võime. Nii et see on, ma arvan, veel põnevam etapp, mis Ronnel ees on. No nii, Ronne, praktika hakkab läbi saama. Mis sa kaasa võtad siit? No esimene asi, mis meelde tuleb, mida saab kõige kiiremini tegelikult rakendada ja kasutusse võtta, on üks-ühele vestlused. Ma olen sinuga nõus selle üks-ühele vestluste mudeli soovin mina ka kaasa võtta. Lisaks on minu arust väga hea idee ka see käitumisviiside mudel, et minna väärtustest sammuke edasi. Ja kindlasti tahan ma enda kooli viia kaasa ka koolisaadikute programmi. Ideaalis ma näeks, et seda võiks koolid arvestada valikainena. Ma olen nõus sinuga ja lisaks ma täiendaks, et mõtteviis, kuidas siin inimesed õpivad, ehk siis selline õpikultuur, et me õpime tegelikult kõikjal igapäevaselt. Ja siit edasi see mõte, et koolidel võiks ka olla olemas selline tsentraalne koolide ülene digitaalne õpikeskkond, nagu siin SEB-s on kampus, mis koondakski erinevaid ja väga olulisi koolitusi õppematerjale kooli töötajatele. Jah, see 10 nädalat siin on möödunud väga kiiresti, väga õpetlikult, palju on saadud kogemusi ja aitäh, SEB!